tere, kalli kokku. Te olete mind palju näinud fotograafina. Sage. Nüüd ma esinen ees ajaloolasena. Umbes 6 aega tagasi ma lõpetasin Tartu Ülikooli magistrikraadi. Ja kummaline on see, et ma lõpetasin Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna ajaloo arheoloogia instituudi Uusimaa ajaosakond. Mul on natukene kurb, et ülikoolis ei ole filosoofia teadused. Sest kui ma olen nüüd kunstide valdkonna lõpetanud, siis ma võin nagu Picasso värve käitada täitsa suvaliselt. Aga ma proovi seda mitte teha. Minu nimi on Jüri Plassov teine. Meil on Jüri Plassovite klubi, meil on päris mitu. Ma olen 66 aastat vana. Augustikuuses saan 66,6. Ja tahan teile tutvustada ühte nimekirja, kus on 666 eestlase saatus. 12 aastat tagasi ajaloolane Jaak Valge erinevate asjade kokkusattumusel võttis mind kaasa kiirjoobastesse. Sõitsime sinna tegelema väga püha asjaga, ehk siis otsima Edward Profitlihi jälgi. Kõik inimesed teavad, kes on Edward Profitlihi. Ja sellest Edward Profitlihist võiks tõenäoliselt saada pühak. Tema oli paavstisaadik Eestis enne sõda ja tema jäljed kaovad kiirabiooblastes, NKVD vanglas. Ja meid saadeti teda otsima, et kust, mida saaks teada. Ja läksimegi ja kuna mina oskan vene keelt paremini kui Jaak, siis Jaak käskis mul läbi helistada kõik ajaloolased, keda ta sealt sai, et kes annaks meile mingit infot. Ja Eduardi kohta meil ei olnud midagi, aga üks mees, kelle nimi oli Vladimir Ivanovitš Veremjov, algul ta ei olnud nõus tulema meie kohtuma, lõpuks ütles, et öelge, kus te olete, kus hotellist ta öösel hiilib sisse. Ja õnneks mõni, ütleme nädalapäevad enne seda, kui ma sõitsin Venemaale, vend kinkis mulle oma vana läpaka. Ja ma olin nädal aega see läpakaga juba midagi moskasin seal. Nii, ja siis see Veremjov, keda aitas ilmale Tartu Ülikooli lõpetanud arst, kes oli Veremjov on pool sakslane, pool venelane ja vangilaagrite kaadrite osakonna juhataja. Ja siis ta ütles, et ma ootasin teid ammu. Me jäime nagu imestanud nagu, et kus midagi see tuli. Teate, te olete laisad. Lätlased on ammu ära käinud ja minu käest saanud oma mingi 2400 laipa teada, kus nad maetud on. Aga teil on see mingi 600. Me arvasin, et teil on lätlastega koostööd, aga teil ei läti asjast midagi, lätid ja teie asjast midagi. Ja ma annan teile nüüd ühe nimekirja. Ja nimekirja on see siis, mida ma teile natukene näitan. Sellest nimekirjast on tehtud tabel, olen teinud sellest bakalaureuse töö, tegin magistritöö, uurimistöö ka. Nii, see tähendab seda, et juunis 1941 läks Eestist 9 või 10 rongi Venemaa poole
9 või 10 sellepärast, et kas pidada siit 10 rongi, mis vahepeal üks rong ühines. Kas see on nüüd 10 rongi või 9? Ma ei tea. Ja nüüd ma olen seda nimekirja väga palju aastaid täiustanud, täiendanud, uurinud. Mul ebaõnnestus sattuda, ma olen 4 aastat, oli Covid, sõda. Ma ei saanud arhiividesse ja ma pidin tegema selle uurimistöö kohal peal oleva materjali põhjal. Nii, kui nüüd mulle toodi hiir, on mu hiir kohal. Noormees läks hiirtasin. Mis kassi? Hiisuga, eks? Kas ta kõige on? See on täitsa võõrad arutada. See on Liigeri maanemisperiood, tegi sellise asja nagu Jaklaasi mortüürium. Ja on kantud, kus on mu hiir. Siia on kantud, ühesõnaga Veremägi käes oli surmaandmed surnute kohta, kes on maetud sinna kätte. Elavatest seal ei ole, on ainult surnud. Ja nüüd tema kätte sattusid mingid konsud ja selle konsude pealt tegi ta see maha kirjutada. Ja on olemas inimese nimi, sünniaeg, elukoht, elukutse, midagi võib-olla veel. Seal on läbisegi kodueestlased. Kodueestlaste kohta pilt on arusaadav on selline. Venemaa eestlaste kohta on väga raske leida andmeid. Ja ma üritasin sünkroonida sealseid andmeid ja Eestis olevaid andmeid. Need nimed on kirja pandud kellegi poolt, kes eesti keelt ei oska. Selle 666 nime hulgas on hirmsat segadust. Kuidagi aru saada, kes mul nüüd siin peoks on. Ma arvan, et üle 100 inimese puhul tuli tegeleda, ma ei tea, geeniasingutega, igasuguseid sirgi kõõreid teipidi ja siin on nüüd näha näiteks, kus on hiir. Kõik see, mis on musta, see on teada Venemaa. Kõik see, mis on punasega, on Leo Õiskuu raamatus. Te teate, paksud mustad raamatud, 50 000. Ja need, kes on rohelisega, need on need, kelle kohta ei ole suutnud leida midagi. Ja ka siinse publiku poole pöördun palvega, et kui keegi tahab aidata ja uurida, et leiab nimesid, kelle kohta ta oskab midagi öelda. Siin on väga tahaks, ma tahaks ka välja anda raamat nende kohta, kes talusid siin. Nii jäätud, neid asju, neid nimekirju on 200 lehekülge. Ja kui ma lähen nüüd järgmise asjadele, isikuandmete tabel. Kas siia olete? Eks on lahti. Eks on lahti. Aidagi tiigu sellest aru, mis on endamaga suur. Ma mõtlen praegu. No nii, ütleme, nüüd tuli siia taha
see tabel. Mida ma tahan vajutada, okei. Nii. Paneda suureks, et suuremaks keskel. Keskel suuremaks, rõhutu kasvata, jah. Nii. Ma tegin sellest nimekirjast tabeli. Tabel on nagu ülevaatlikum ja lühem. Ja ma võin näiteks vaadata hariduse järgi, kes need olid, kelle me kaotasime. Vaatame siis hariduse järgi. Nii, ülikooli haridus. Kadus sinna ligi 100 kõrgharidusliidu. Mul on see tabel jaotatud nime järgi, eesnime järgi, isa nime järgi, see õr, see tähendab, kas ta millises õigusraamatus on midagi korjas, siis on ta sünniaasta. Haridus, auastmed, oluline, vabaduse risti kavad, rahvus, vanus, jätkalaadisse saabumine, surmaaeg, EKO tähendab surnud enne kohtuotsust. Me võime öelda, mis oli suurem osa süüdimist. Ja meie inimesed sattusid Kirovi oblastis Kotelnitši jaama kaudu vangisse, linnavangisse. Sulemine hakkas juba linnavanglas. Jõuluvaiku 41 kästi see vanglat tühjaks teha. Sinna vanglasse tuleb autokummide tootmise tehas. Aga mis on keskmine vanus? Keskmine vanus? Jah. Kui me võtame kõik vanused kokku. Nad ongi, aga mitte kõik. Just. Me saame teada keskmise vanuse järgi, kui palju oli elamata aastaid. Mehed oleks võinud veel elada. Aga mis see oli? Tule pärast ma räägin. Tuleme nii, et küsimused tulevad pärast. Ärme detailidesse, aga mitte seda, mitte tõda. Siis on laager, kuhu ta maetud on. Okei, räägin siin. Vangla kästi tühjaks teha jõulupaiku 41. Mehed pandi 3 rongi 3 päeval, viidi 300 kilomeetri kaugusele jätklaager. Ma olen seal käinud 2 korda. Ma arvan, et ma olen viimane eestlane, kes üldse käinud. See on jumalast ja kuratist puhustatud koht. Sealt isegi põgeneda palju pole mõtet. Sest no mida sa põgened, kui ümberringi sooja raba. Mehed põgenesid lumme ja jäässe. Keegi neid ei ole otsinud ka sealt. Ja kogu selles nimekirjas on üks ellu jäänud. Narva ajakirjanik Stepan Ratsevich. Ja tema on kirjutanud ka neid mälestusi seal. Kaasa arvatud ta on rääkinud sellest, et kui mehed ongis või muldonnis räägivad umbes sellised teemad. Kuulge, aga miks teie meid 32. aastal ei toetanud, kui meie partei tuli välja mingi väga hea plaanidega. Ja siis hakkab parteilaste sõda muldonnis. Ja siis tuleb keegi ütleb, et kui te kohe vaide ja võta labidale päev. Et teil oli aega 10 aastat tagasi on asja lahendada. Nüüd me oleme siin. Ja
surmaprotsent oli 87. ja 3 nädalat metsalangetustööd tähendas surma. 3 nädalaga tõmbad sa ennast nii tühjaks, kui sa lähed 8 kilomeetrit langile, et päev otsa tööd, tuled 8 kilomeetrit tagasi ja saad kausitäie. Sealt on olemas sellised mälestused, et laagri ülemate koosolekul räägitakse, et teate, meil on 3 kategooriat vangi. A kategooria, V kategooria ja V kategooria. Vene tähes, ja laagri vastutäitja Avrutski ütleb, et teate, plaan on kõik teha. Tööd teevad ainult need A-omad ja B-omad natukene. Kui me V-le süüa ei annaks, siis arv väheneks. Mis loogiline? Plaan väheneb. Ja sööb läheb A-le ja me täidame plaani. Super. Nii lihtsalt keegi inimelu üle otsustada. Ärme anname süüa. Jah, siis üks vang kirjanik hilisem ellu jäänud Paan kirjeldab, et kui ei oleks liitlased hakanud 41.2. aastal andma toiduabi, siis tõenäoliselt talv 42-43 oleks läbinud, me oleks kõik. Et kui 41 oli suuremus ka 80+%, siis järgmine aasta, kui oleks toitu juurde saanud, oleks see kõik. Vot selline reaalsus valitses. Oli ka ellu jäänud, vot see samane Ratsevitš. Temal vedas, kirjutas mälestused hiljem. Tema oli vangla mingi kultuuritrupi liige. Tuuletas, laulis, et ka sellised asju ei olnud. Isegi teatrit tehti, meie laulja Tooni Kroon on selles vanglas olnud. Tõsi küll suur. Selles nimekirjas on Jaan Kaplinski isa Jerzy Bonifacius Kaplinski. Ja isegi see samme Ratsevitš kirjeldab selle tema surma. Asja oluline. Tõsi küll, Kaplinskil on pakutud 3 või 4 surma. Ja keegi olla teda Poolas näinud. Nii, siis ma olen siin märkinud, leidsin saatuse. Inimesed, kellest ei olegi teada, on mingid mälestused, inimene tapeti Tartu vanglas. Ei tapeti. Sattus kiirarabastest. Siin on meil väga palju poliitikuid. Tartu vangla, leidsin saatuse. Poliitik, asutava kogu liige August Jürimaa on see nimi kindral Tõrvan on enne andmete järgi osanud jätta ennast mulje, et on hõberebaste kasvatada. Ei ole kindel. Ja kui ma näiteks võtan näiteks Jalkasse saabumise ütleme nüüd, väikese näite on võimalik näha sellised portsud
arvuti abil on võimalik ilmutada erinevaid asju. Või näita mulle näiteks isiku toimiku numbrite järgi. Tekivad grupid ja tekivad see, et meil on hea tahte korral võimalik näha ka neid, keda siin nimekirjas ei ole. Ütleme, et kui toimiku numbrid jooksevad järjest ja venekeelne nimekiri tähestik jookseb vene kirillitsa järgi. Ja siis me näeme, kui siin näiteks on mingisugune number puudu, on mingi üks number puudu, siis me võime suurelt tõenäosusega öelda, mis on selle inimese esimese nime tähe. Et kas ta sobib siia Jaanivere ja Jakobsoni vahele või mis iganes. Meil on võimalik ka kaudsete tulemuste järgi teada saada, kes seal võisid olla. Siis selles anglaasutuses oli suurepärane komme. See on kohe väga suurepärane. Et need, kes lihtsalt surid, on siin nimekirjas. Aga keda viidi maha laskmisele, siis maha laskmise teenust anti kiiravis. Pandi rongi, sõideti 300 kilomeetrit kiiravisse ja lasti seal maha. Neid siin nimekirjas ei ole. Ja nüüd on vaja ilmutada neid, siin kelle numbrit ei ole. On vaja välja mõelda, kuidas me saame aru, kes seal on. Ma otsisin läbi Kasejõi juures epitaafid käinud. Et sealt veel nimesi saada, keda ma pean otsima. Kus juures osalus vabadussõjas, olles ohvitser, oli väga vähe võimalus pääseda kuulist. Samas tundub kuidagi rumal ja mõttetu, miks lasta maha inimesi, kes 3 päeva pärast survad ise ära. Seal on episoode, kui inimesed vanglas veel olles Kiirovis koputavad ukse peale ja ütlevad, et teate, meid ei ole keegi süüdi mõista. Kas saaks kiiremini mingi uurida, äkki ma nende süütud ja meid lastud välja, mis on seisame siin? Mille peale vangi valvur ütleb, et teate, ärge muretsege, küll teile paragrahv leid. Siin süütud ei ole. Küll me leiame midagi, küll me võtad siin asjatult loota, et siin niimoodi. Ja veel huvitav Ratsevitši ülesust järgi tee Kiirovist Veltlaadi sureb esimene eestlane, mille nimi on Ivan Ivanovitš Ivanov. Ma ei tea, kas on Ratsevitši mingi nali või vahetame otsikule. Nii, siin on võimalik teha valikuid rahvuse järgi. Mitu rahvust on? Sest kummaline on see, et oligi õigeks mõistetud. Aga need ei olnud Eesti. Ma ei rääkida. Nii, siis inimesel, kes sinna sattus, oli väga vähe šansse sattuda hauda. Tal oli tohutu šanss sattuda ühishauda. Üksikud haudasid praktiliselt ei olnud, võib-olla suvel kiirelt. Reeglina kogu külm periood korjati laipu kuskil kuuri alla ja kevadel, kui maa solas, siis pandi need kõik korraga. Ja Vladimir Ivanovitš Veremjovi lause järgi ütles niimoodi,
mul on üks tunnistaja, Jaak Valge, ütles niimoodi, et tead, mulle tundub, et teie mehed surid stressi. Et teised rahvad selle kalori hulga peal jäid paremini jälle. Aga teie olite tsiviliseeritud Euroopa rahvad, kes on harjunud sellega käidutakse viisakalt, ei ela sajakesi ühes toas, saavad testa ja nüüd äkki sa satud võõrasse keele keskkonda, sa satud absoluutselt antisanitaarsetesse oludesse ja kui sulle uurija ütleb, et ei, oota sinu paragrahviga ei ole küll keegi ellu jäänud. No need lastakse maha. No ja kus sul siis tekib motivatsioon ellu jääda? Ei no, lasen ainult põhipäev siia, mis sa mõtled. No, see on olustik, mis oli seal. Ma võin veel mingi mälupilti sealt tuua, kus töö vangilaagris hakkas palju paremini suhu, kui eestlased tulid. Tublid talupoisid, enne kui nad hakkavad puid saadima, eritavad saema. Ja tükk aega mõtlesin, mis fenomen, miks venesest seda ei ole teinud. Aga tuleb välja, seal on täiesti loogiline seletus. Vene talupoegade suhe saega on väga põgus. Venelastel on rava rubi kirjadega ja värki lugu sellele, saab vajab oluliselt paremat terast. Kirjadega saab veel lõhkuda ja nüüd tulid Eesti poisid, kes olid samadidega harjunud, talupoisid, anti riigi, tõrkisid ära ja töö läks 2 korda parem. Oi, kui tore, et meil eestlased saavad. Nii, kes tahab selle tabeliga lähemalt tutvustada, siis ma hea meelega võin seda eriti jagada. Ja kui te aitate mind ja täiendada seda tabelit, ma olen sealt leidnud, kui suudad selle nime müstika, no näiteks keegi, kelle nimi on Jultsans, ma mõtlesin Jultsans, siis seal on ikka Jultsans, see on Julianus. Mõned nii palun kõik, kus on sidekriiks vahel, on nagu leitud nimis. Mingi Staš, tuleb välja, see on Stav. Tšaatsin Sernas. Me leiame väga kummalisi nimesid. Mingi Timirti. Sa otsid mingi Timirti ja leiad ta ammeti nime. Ühe leidsin selle järgi, et tal oli äärmiselt kummaline isa nimi. Peast praegust, mul siia ette jääb. Ma ei hakka varjast võtsima. Paned siin filtreerima need isa nimesid. Ja siis sa leiad selle isa nime ja mingi geeni järgi leiad üles. See on nii haruldane nimi, ainult üks Eestis. Ja selle järgi leiad ka perekonna nime üles, tema päritolu ja kõik. Aga mis nime oli? Tule ma pärast räägin. Nii, mingi rääbid on raadu. No ma ei tea, see ei tule mulle päev. Siin on Valdo Pandi vend, Ivo Pandi. Minu soov oli, kui ma seal esimest korda poliitikudest lahti. Minu soov oli, et Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks telliks näiteks Tauno Kanguri kellegi käest ajastusmärgi, paneks selle rekka peale, võtaks siin kaasa 3 uskumise õpetajad, õigeus, katolikus, luterius, võtaks kaasa 5 skauti, sõidaks sinna Venemaale, kus mul oli juba tegelikult ühe
mingi oblasti, mingi tegelasega põhimõtteliselt võiks teha, sinna tule vastu. Lugeda kõik 666 nime ette, skaudid korda öelda, ilma virestamata, ja 3 usuõpetajad teevad matmised ja paneme selle mälestusmärgi. Matame enne eelmise sõja ohvrid ära, enne kui järgmine. Aga see on kõik ebaõnnestunud praegu. Ja aitate. Nii, kas tahab keegi küsida? Mul ei seda teema kõik peaks kaua rääkida, aga mul on üks teema veel. Ajal on lühike. Ei tahab keegi midagi lihtsalt. Äkki kellelgi on sugunane kiiresti. Mul on seda tuttu nimed on olemas, et saaks kuskil ajalehes nagu avalikustada. Need on kõik olemas, see mul on... Kus on asuka sellest, et keegi tunneb sulla suunada. Ettekande oligi. Siin on mitusada nime. Need mille põhjal siis tegi selle. Vene keel tähest. Laan Aadram, Laane Laurenti, teda ei leia, et Õispo ei ole Venemaa, see on rohelisel märgitud. Lääni leidsin midagi maa kohta, surmakuupäevad. Kusjuures surmakuupäevad pinnutabelis ja Õispo raamat 1 või 2 päeva kõik. See on ilmselt mingi paberlik vajamised. Suri täna, aga panigi kõige raamat. Nii. Siis ma räägiks ühe asja veel. Me kõik teame, et teele läks 9 või 10 rongi. Ja me teame kõik täpselt, et läksid Siberisse. Ja me ei tule selle pealegi, et 2 rongi ei läinud Siberisse. 18. juunil lähevad siit rong number 290 ja rong number 298. Ja nad lähevad Ukrainasse, Starobielskisse. Need on need rongid, mille peal on kirjutatud Inter A. Perekonna peal, sõjaväelased lähevad sinna. Naised, lapsed lähevad teise rongi. Ja need rongid sõidavad Ostaškovo, Starovelsk, Kozelšina, niisugused pead. Ja kui nad on Starovelskis 23. juunil ehk siis sõda on 1,5 päeva juba käinud. Nende meeste saabumise üle keegi eriti rõõmus ei ole. Sinna tuleb veel lätlasi, leedukaid, valgevenelasi, Läänemaa ja kõik mehed, umbes 18 000 mehest. Ja keegi ei saa aru, mida tegema. Suured tõenäosused segab seda. Nüüd võetakse rong number 290, keeratakse ringi. Võetakse rongist number 292, 205 meest, tõstetakse siia rongi ja see rong läheb tšuk-tšuk teele, sever Urallagi. Ja rongiga sõidu alustanud ja sõidu lõpetanute arvu vahel on -501. See tähendab seda, et selles rongis suri päris palju, ju nad ei saa süüa, ju on meedia, tuleb hästi kohtuma. Et kuskil selle rongi kulgemise teel on meil aulad. Ei tea. Aga tõeline tragöödia rongiga number 292. Rong number 297 minema. Siis rong number 292 aeglaselt tühjus. Kogige välja, rongi on vaja sõjaväe. Rong teeb tšuk-tšuk ja
proua käänata. Ja need minu meelest 837 meest aetakse koolile. Ja nüüd nende kohta ei ole teada mitte midagi. Ei ole teada, et nad oleks konvoid saanud, ei ole teada, et nad oleks süüa saanud, et nad oleks laagrisse saanud. Ja tolle aja loogika seadust mingi käskude järgi aeti mehed muusikusse ja lasti maha. Nii et meil on Ukrainas umbes 837 mehega ühisalu. On isegi välja pakutud 600. Ma olen suhelnud Ukraina uurijatega, kes on seda protsessi kirjeldanud ja mul on korjatud faile ka sellest. Kogu see lugu vajab väga palju uurimist. On tehtud oletusi, et meie mehed võivad olla keraamikatehase savi kaevandamise karjääris, lasti maha, tõmmati savi peale, ongi seal. Sellega on mingil moel seotud suur kuulus partisani pealik Kovpak. Kui keegi mäletab, me õppisime noorpõlves mingist Kovpakist, kes oli millega partisani pealik, aga enne seda, kui hakkas kõvaks partisani pealik, oli tema laagrite likvideerimise. Ja kogu see lugu, nii lugu meiega kui kõikide ukrainaste ja väikeste ta moodustab mingi ühise laidu ja selle Poola loomu, Poola ohvitside loomu. Kusjuures see Poola lugu on ikka väga seganud. Me ei saa öelda 100%, et oli nii või oli nii. Seal on segadust rohkem. Kas see arv on teada, palju Össeloone sinna Siberisse juunis 90, see 41 rääkis? No 9 või 10. Aga tegelikult läks sinna veel need Össelooned, kes ei olnud mitte küüditatud, vaid olid ka igasugused parteitöötajad ja igasugused siuke. Neid ei küüditud, need sõitsid lihtsalt. Ei, aga need viidi ka kõik Össeloonidega viidi. No viidi küll, aga need on küüditatud. Nad olid evakueeritud. Need on jah, kuskil siritud. Need viidi tagasi. Need lood on kõik vajalisi uurimist, aga ma haistan, et neid uurima ei hakka keegi. See lihtsalt, muidu ma küsisin Leo Isku käest, et kas see võib olla tõsine rääk. Leo käest selle teha, nii vähe uurimist, suurem osa uurimist. Ja ma olen pessimist selles mõttes, et mina ei usu, et noorte hulgas selles kunstide teaduskond leiduks nii palju vene keele oskajad, kes suudaks selle läbi näida, kes suudaks neid dokumente lugeda, kes suudaks ka slaavlastega adekvaatselt lävenda, et teada saada seda. See lugu on väga suur. Nii, on tegelikult üks asi öelda. Toilikkud on tegelased, ma tahtsin teile näidata. Okei. Kui ma olin seal kirikus täna. Seal on Harald Nugiseks ja aastaid tagasi Harald Nugiseks kohtab kõikide represseeritud. Nimega Jüri kutsus mind pildistama, siis oli vahepeal Vilema käest teha pilti või mitte teha pilti. Ja lõpuks üritud, et kuule, mida sinna lõpud, et teised pilti. Me nagu kartsime seda, et siin on kindlasti mingi vene propagandistid, mingi kaamera seal välja. Ja ma kannan nüüd üksinda lõpud. Aparaadiga, teleobjektiiviga ja tõstke käed, kes olid Nugiseks ja matused. Mina mäletan, et Nugiseks ja matused olid täiesti sompi. Ja ühel hetkel paistis 3 päikese kiir Nugiseksile kirstu. Ainult kirstu. Kirikusse oli. Kirikusse
kolm triipu sinimustvalge lipu peale. Ja see kestis 20 sekundit. Ma suutsin selle laks. See on see, mis ma tahtsin rääkida. Kui keegi tahab neid küsida, kas on piisavalt aga enne seda oli saaks ja kutsusid välismaalise kaamerapaatele. Seal peaks dokumenti järgi olema ja pidanud teised seal laskutes ja tunnid ja kellaajad ja kuupäevad ka. Ja küllap on see nende inimeste allkirjad ka, kes seal kohapeal käisid Tallinna polnud. Need uurimised on kõik Šveitsist oli ka tunnistajad ja eksperdid kohal, ega see polnud niisama. Ma võin rääkida versioon selle kohta, et mis seal veel on. Seal mida viimati suure mahti ja ajas kõik oli. Pole siin muu mitte midagi. Me teame, kes on maha. Seal on näiteks selliseid asju. Laipade vahel on hülsed. Ja hülsid on saksa hülsid ja bimetallik hülsid. Ehk siis sees on teras, peal on vass. Ja neid hakati tootma 42. aastal. Venelastel meeldis jälgi segada, nagu täna Ukrainas, mingid vahet. No, seal on veel asju. Näiteks Poola ohvitserid olla olnud nõus osalema, näiteks ei Saksa poole olla olnud nõus osalema Hitleri selle hundikoopa ehitusel. Et umbes, et lubati neile, et kui teete koopa valmis, siis saate koju. See oli väga naiivne olnud, et ehitad 1000 meest ehitavad hundikoopa valmis, me laseme nüüd mingi koju. Kõik teavad, kus see hundikoopa on. Tegelikult siin on palju asjaolusid. Mina ei tea. Ma ei oska lihtsalt võtta üldse kunagi välja tuleb. Ja kui ta välja tuleb, siis ilmselt juba peale hakkab. Teine välja peale on teadrisse seeditud. Nii, tahab keegi veel midagi. Saame täname. Ma tahtsin veel lisada seda. Kirjutasin siin välja. Et eile, 83 aastat tagasi. Eile. Ja eile me käisime Avega kohas, mille nimi on Puise rand. Ja sealt olla 44. aastal ühe ennast üles poonud inimese juurest teist näha. Need, kes läksid. Jäid lood.